Tere hommikust! Tere tulemast Maaülikooli järjekordsele metsateaduse seminarile metsateaduselt praktikale. Mis nii paelu selle konverentsi juures, et miks iga aasta nii palju huvilisi on? See on väga hea küsimus. Tõesti, igal aastal on meil väga palju, üha rohkem inimesi konverentsile tulemas. Sellel aastal tegelikult juhtus isegi olukord, kus 2 nädalat tagasi ma ehmatasin ära, kui palju meil oli inimesi registreerunud, aga me lahendasime oma mured ära ja kõik inimesed, kes soovist, said tulla. Miks inimesed soovivad tulla, on peamine põhjus ikkagi see, et metsateemad on väga aktuaalsed ja inimesi huvitab, neile päriselt läheb korda, kuidas meie metsadel läheb ja see konverents on üks see koht, mis annab ka vastused. Ja metsamajandajana, mida te ootate saada sellelt konverentsilt? Konverentsilt ootaks täna pigem teaduspõhist ja praktilist lähenemist, ehk siis finaalina nagu tahaks saada teadmisi, mida saaks kohe rakendada nii-öelda tänapäevases muutuvas metsandahas. Meil on täna 9 ettekannet. Milline teema teid kõige rohkem huvitab ja miks just see teema siis? Oli tore kuulda, mis on saanud hübriidhaavikutest, mis oli minu kooli ajal väga populaarne teema. Kindlasti on väga intrigeeriv pealkiri, et kas siis puud peavad päevikut, et selle kohta on põnev kuulda. Aga praktikuna enne kõike ma ikkagi pean oma otsused tegema nii, et ma vaatan tulevikku ja selles osas oli põnev kuulda talviste sanitaarraiete kohta ning kindlasti ootan ka erinevaid siis kliimateemalisi ettekandeid, et kuidas siis tulevikus paremaid otsuseid oma praktikas teha. Nii, tere Diana! Sinu ettekanne käsitleb siis metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikku. Olete neid juba 30 aastat mõõtnud. Kas ja kui kaua veel plaanis neid mõõta on? Hea küsimus, et mina arvan, et see mõõtmine jätkub veel ka pärast minu aega, kõikide noorte ajal, sellepärast, et mõõta on oluline, sest et kui me üks kord lähme mõõdame, teine kord lähme, siis on juhuslikkus. Aga kui me nüüd mõõdame kauem, 30 aastat, 50 aastat, miks mitte 100 aastat ja rohkem, siis seda usaldusväärsemad andmed me saame ja lisaks me näeme seda päriselt trendi, mis tegelikult toimub. Metsaomanikule, kas oskate mingeid näpunäiteid anda, et kuidas oma metsade tervist paremini hoida? Metsaomanik peab olema tähelepanelik ja saama aru, mida tähendavad metsanduse olulisemad põhimõtted. Ja kui ta on tähelepanelik ja neid põhimõtteid jälgib, siis saab ta päris hästi oma metsas hakkama. Ilma, et selle järel oleks mingid olulist kahju, näiteks olulistest patogeenidest ja kahjuritest. Nii et olla tähelepanelik ja järgida põhimõtteid saab ilusti oma metsaga hakkama. Ja ma arvan, et sellega ongi kõik. Head koduteed, kohtume järgmistel kordadel. Interesting to see a conference where you cannot really understand the language, but it's good practice. Did you get the main message from the presentations? Yes. Nice. What about you two? Food is good, so everything is good. Wait. I have to raise the camera. Some presentations at first. So yeah, these were also